Ilusat talvepäeva sulle, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinult. Ja täna me räägime praeguses hetkes püsimisest. Sest ma olen märganud seda, et praegusel ajal on väga paljudel siiski veel väga keeruline püsida hetkes. Ja tänu sellele võib paljudel olla igal hetkel suuremaid küsimusi, et mis saab. Ehk siis selle põhjus on hirm tuleviku eest, miks selline küsimus on. Me võime seda tegelikult küsida ju kõige kohta. Maailmas toimuva kohta, oma suhete kohta, oma karjääri kohta, oma sisemise arengu kohta, elu kohta üldse. Ja kes ei ole teadlikult selles protsessis, sellel on ennast väga lihtne mässida muretsevatesse mõtetesse. Muretsemine selle pärast, mis maailmas toimub, muretsemine selle pärast, mis Eestis toimub, muretsemine, ma ei tea, valitsuse tervemõistuslikkuse pärast ja nii edasi. Aga kui me muretseme selle pärast, mis juhtub tegelikult tulevikus, takistab see meil täna tõhusamalt toimimast. See takistab meil praegu andmast endast parimat. See takistab meil tänaste õppetundide omandamist ja sellepärast praeguses hetkes püsimine, oma parima andmine selles hetkes ja tänases elus, praegu käivas olevas hetkes ja elus täielikult osalemine, teadlikult osalemine on kõik tegelikult, mida me peame tegema, et veenduda ja kindlustada seda, et homme toimuv on parim võimalikust. Sest muretsemine selle pärast, mis juhtub, alandab sinu sagedust ja annab negatiivse panuse tulevikku. Siin ja praegu elamine on tegelikult lõppkokkuvõttes parim asi, mida sa saad teha, mitte ainult tänase, vaid ka homse jaoks. Ja kui sa suudad täna olla selles praeguses hetkes, siis see teeb ka tänase paremaks, selle hetke paremaks. Ja see aitab sul oma suhteid, karjääri, oma sisemist arengut ja elu üldse parandada ja aitab seda igas mõttes. Ja paradoks on see, et asjad laabuvad, kui me laseme neil laabuda. Kui me ei sekku, kui me ei klammerdu, eriti oma hirmu ja muu negatiivsuse külge. Ja ainus koht, kus me võiksime keskenduda tulevikule, on see, kui me loome seda teadlikult, ehk siis loome kõikide nende võimalustega ja tööriistadega, mis sul käes on. Ja kui sa juhuslikult ei tea seda ja ei oska seda teha, siis mul on olemas üks väga hea internetikursus teadliku loomise tehnikad ja loomise protsess. Nii et kui sa ei tea, kuidas seda teha, siis see aitab sind kindlasti. Ehk siis tähtis on see, et sa keskendud praegusele hetkele ja lood seda teadlikku teades, et see saab olema hea. Ja see sisemine teadmine tuleb sinu seest teatud protsessi kaudu. Ja mis sa täna saad teha, ongi taodelda seda, et sinu tulevik oleks hea ja taodelda seda elu, kus sa elad täna hästi ja rahus. Ja ehk siis, mis sul on vaja meeles pidada, on ainult see, et olevikus püsimine on parim asi, mida sa oma tuleviku heaks teha saad. Ja keskenduda sellele, mis toimub praegu, selle asemel, et tunda hirmu ja ebakindlust selle üle, mis toimub homme. Vot sellised mõtted täna ja kohtumiseni taas Valguse kanalil.